Teed sporti, ikka tervislikud eluviisid. Ma jooksen sinna konna eest ära. See ajab mind taga, seal eemal rannakarjamaal. Muidu konn ikka hüppama, saad aru, see jookseb. See oli kõre. Tavaliselt jah, konnad hüppavad, aga kõre võib kõndida ja isegi joosta. Kõre isegi ujub teistmoodi. Mitte konna, vaid koera. Ta on väga haruldane. Haruldane konn ujub koera. Seda peab nägema. Ma olen tagasi. Kõrel on selja peal väävelkollane triip. Selle järgi tunned kindlasti ära. No, küll sportlase ära tunneb. Võime olla mitme kilomeetri kaugusel, aga me kuuleme teda. Kuid valjust häälest hoolimata on kõre kudemisaegset kontserti nautida tõeline haruldus. Eestis on seda Euroopa pisimat kärnkonna alles vaid 15 asurkonda. See on kõre leviala põhjapiir. Praegu me kuuleme kõrelaulu karjäärides, aga võib-olla kunagi tulevikus siis võime kuulda neid ka rannaniitudel. Ja see oleks väga suur asi selle liigi säilitamiseks. Eesti kõred on Taani konnadest palju nõudlikumad. Nad hakkavad kudema 2 nädalat hiljem, kuid moone toimub samal ajal. Taanis kuevad kõred Eestiga võrreldes palju sügavamais veekogudes. Me ei saa jääda lootma sellele 1-2 veekogule, mis kõredel kudemiseks on, vaid et me juba viimased 5 aastat oleme tegelenud sellega, et me loomuliku suremuse vähendamiseks võtame kudu ja kulleseid ja kasvatame nad tehistingimustes üles ja laseme moonde läbinud kõred uuesti sinna rannaniidu elupaika või liivaluite elupaika tagasi. Me kõik saame kõret aidata, kui me ei lase ranna- ja luhaniitudel ning tiikidel kinni kasvada ja ei too väikestesse veesilmadesse kalu.